Tšau! Me pole ammu enam lihtsalt niisama chillinud, istunud, jutustanud, nii et täna lõpuks me teemegi seda ja ma saan lõpuks võtta aega endale, teile, lihtsalt one-on-one sina ja mina. Tegelikult ma ei ole neid küsimusi veel vaadanudki, et ma ei tea, kui palju neid tuli, ma ei tea, kui paljud teist üldse on huvitatud millestki või tahavad teada asju, nii et ma lihtsalt igaks juhuks vaatan üle. Okei. Damn, teil on ikka ajapikku tekkinud küsimusi, mis on väga tore. Küsimus on, et kuidas iseennast armastada. Praegu ongi täpselt see aeg, kus aina rohkem pööratakse tähelepanu enesearmastusele ja ma ei tea, kas seal on otseselt ühest vastust, aga ma saan rääkida enda kogemustest, et mis mind tegelikult aitas, on see, esiteks, ära ole enda vastu liiga karm. Sa oled inimene, me kõik oleme inimesed, me kõik teeme vigu, meil kõigil on häid päevi, meil on kõigil halbu päevi ja see ongi osa elust. Kui sa oled enda vastu liiga karm, näiteks kui sa läbi kukud milleski, sa ei õnnestu, siis igatpidi sa hävitad ennast ja enda enesehinnangut, mis pikas perspektiivis tegelikult mõjub väga laastavalt, kui sa pidevalt ennast kritiseerid, pidevalt ennast maha teed, pidevalt ennast ebaõnnestujaks näiteks nimetad. Aga samas jällegi võib-olla see asi ei ole üldse seda väärt. Teiseks, mis ma soovitan, on see, et eemalda enda elust toksilised inimesed. Ma ei tea, kuidas paljudel on, aga minul näiteks on see, et mind väga mõjutavad teiste emotsioonid. Kui keegi on väga grumpy, väga vihane, väga selline negatiivne, siis ma tunnen ka, et mina nende juuresolekul muutun negatiivseks ja selliseks pahaseks ja selliseks tõredaks, mis mulle üldse ei meeldi. Ma olen seda meelt, et kui inimene tekitab sinus negatiivseid emotsioone, kui ta tekitab sinus halva tunde, võib-olla alateadlikult ta teeb sind näiteks maha või siis kuidagi üldse räägib sinuga väga negatiivselt, siis ma arvan, et nendest inimestest on pigem parem lahti lasta. Kolmandaks, ära võrdle ennast teistega. Alati on keegi, kes on sinust parem, kes on sinust ilusam, kes on sinust targem, kes on edukas ja nii edasi, aga nad ei ole kunagi sina. Ma olen kindel, et sul endal on ka täpselt selliseid omadusi, mida kellelgi teisel ei ole ja see teebki sinust sinu ja mitte keegi ei saa olla sina. Nii et selles mõttes võib-olla sa vaatad kellegi peale, et ta on nii edukas või et ta on nii ilus, aga samal ajal sa ei tea, et võib-olla see inimene vaatab just sinu poole, et ma tahaks nii väga tema moodi välja näha või et ma nii kadestan, kui palju ma ei tea, häid sõpru tal on või mis iganes, et selles mõttes ära võrdle ennast teistega, sest et see ei too kunagi positiivset emotsiooni su sisse, see ei tekita sul head vibe'i, vaid see minu arust alatihti ikkagi lõpeb pigem halvasti. Enesearmastus ongi see, et sa ei võrdle ennast teistega, vaid sa oled täpselt rahul sellega, kes sina oled. Sa oled täpselt rahul sellega, milline sa välja näed, milline sa iseloomult oled. Ja kui sa ei ole rahul, siis ilmselt see ongi su vastus, et ju siis on asju, millega sa ei ole veel tegelenud või sa tunned, et sa võiksid natukene paremaks muuta. Aga see peab tulema sinu seest, see ei tohi tulla välistest mõjutajatest. Neljandaks siis on see, et lase lahti teiste arvamusest enda pihta. Ma tean, kui raske tegelikult on mitte võtta südamesse kellegi teise arvamust sinu kohta või siis midagi, mida nad ütlevad sinu kohta, sest et me oleme inimesed, meil on tunded ja kui keegi ütleb su kohta midagi halvasti, midagi negatiivset, siis ilmselgelt sa tunned ennast halvasti. Sul on kontroll, et kas sa lased selle endale ligi või mitte. Hello! Ma tahaks siia teema juurde tegelikult lisada veel ühe punkti ja tol hetkel, kui ma filmisin seda, mul ei tulnud see meelde, aga alati parimad mõtted tulevad siis hiljem, on ju. Nimelt, mis ma olen näinud, et paljusid inimesi aitab, et leida taas enesearmastus ja ennast uuesti armastama hakata, on päeviku pidamine. Ja mitte siuke nagu klassikaline päeviku pidamine, kus sa oled mingi hei, tere päevik, blablabla, kui see muidugi sobib sulle, siis you do you, see on täiesti okei. Aga mu soovitus oleks pidada päevikut, kus sa panedki kirja võib-olla just need asjad, millega sa rahul ei ole ja mida sa saad teha selleks, et sa oleksid rahul nende asjadega. Ja sa panedki päriselt sammud kirja, et näiteks ma ei ole rahul enda näonahaga. Nii, lahendus. Kas sa pead kontrollima hormoone, on sul hormonaalne mingi akne, kas sa lähed rohkem näohoolitsustesse, kas sa hakkad rohkem rõhku panema enda skincare'ile, et pane kõik need sammud kirja, kõigi nende asjade juurde, millega sa rahul ei ole ja hakka neid tegema. Et ma arvan, et kui sa välja kirjutad, siis sa leiad, et see teekond võib olla palju lihtsam, kui sa arvasid. Ilmselt ma segan teid veel selle video keskel, sest et ma tunnen, et mul jäi päris palju asju ütlemata, sest et mul praegu kuidagi on tulnud mingid head ideed. Nii et vaatame.
lähme videoga edasi. Kas teed kodutuuri ka mingi aeg? Jaa, kindlalt teen, aga sellega on nüüd see teema, et me ei ole veel kõike valmis saanud. Nagu ma olen maininud vist eelnevates vlogides, siis algselt meie plaan oli teha ainult köök ja suur tuba ja teised toad jätta rahule. Tegevuse käigus me saime aru, et okei, tahaks ikkagi, et korter oleks ilus, voolaks kokku, cohesive, nii et me otsustasime teha ka kõik teised toad pluss vannitoa, nii et kui see valmis saab, siis jah, ma teen kindlasti kodutuuri. Ma olen nii excited selle video pärast, sest et see on üks mu lemmikvideoid, mida vaadata ise YouTube'is. Sest et mulle endale megalt meeldib vaadata, kuidas teised näiteks on leidnud erinevaid sisekujunduslahendusi ja kuidas mööbel on paigutatud, mis aksessuaare on kasutatud, et ma täiega tahaks ise ka juba teha sellist videot teie jaoks, aga kuna meil ei ole korter otseselt valmis, meil on veel, ma juba saan öelda, kõik, mis te siin juba näete, on poolik, siis see võtab natukene veel aega, aga ma loodan, et ikkagi kevadel saan ma teile teha selle video. Ilmselt ma teen tegelikult siis uue Q&A ka koos Tanniga, kus me siis vastame ka kõigile remondiga seotud küsimustele, mis teil võib-olla on tekkinud või siis, ma ei tea, kas või interjööri küsimustele ja nii edasi, et kindlasti see video tuleb. Kuidas saavutada sama ilus kehaline vorm nagu sul? Kas sul on olnud kunagi mõni toitumishäire? Väga huvitav, et need kaks küsimust on koos. Selle järgi ma saan ka aru, et tõesti siia on nii palju uusi inimesi tekkinud, kes võib-olla ei ole üldse kursiski, miks ma üldse oma YouTube'i alustasin ja kuidas ja mis teemadel ja nii edasi. Ehk siis varasemates vlogides ma olen rohkem rõhku pannud sellele, aga võib-olla jah, nüüd viimasel ajal me ei ole palju sellest rääkinud, aga mul oli kunagi toitumishäire ja ma ei tunnista seda uhkusega, vaid ma pigem ütlen seda, sest et ma tean, kui paljud noored tüdrukud praegu käivad sama teed pidi ja võib-olla tunnevad täpselt samamoodi, nagu mina kunagi ennast tundsin. See ei ole tore koht, kus olla ja see ei ole õige viis, kuidas saavutada mingit ideaalset vormi. Praegu minu mentaliteet on see, et tuleb õppida kuulama enda keha, mida ma tean, see on nagu moejutt ja õpi kuulama enda keha, aga tõesti, kui sa päriselt õpid ennast tundma, enda sisetunnet kuulama, siis sa saad aru, kui su kehal on kõht tühi, kui ta tahab midagi magusat, kui ta vajab vett ja nii edasi, et tal on, su keha annab sulle signaale. Vastus, kuidas saavutada ilus vorm või selline vorm, nagu mul on päriselt see, et 80% sinu vormist tuleb köögist. Nii et see, mida sa enda kehasse sisse paned, see on ka see, mida ta sulle välja põhimõtteliselt annab. Et ma tean, et on raske minna üle tervislikumatele alternatiividele, sest et see ei ole see sama asi nagu see päris asi ja ma tean, aga neis on oma võlu ja sa leiad siuksed alternatiivid, mis sulle maitsevad väga. Mul on olnud perioodi, kus ma ei tee 6 aega trenni, 2 kuud trenni ja mu füüsis ei ole otseselt selle all kannatanud, sest et kõik, mis ma enda kehasse sisse ikkagi panen, on olnud tervislik ja tänu sellele olen ma suutnud hoida enda vormi. Minu arvamus on see, et kui sa tahad saavutada head kehalist vormi, siis kõigepealt tuleb kontrolli alla saada enda toitumine ja siis sinna juurde muidugi võtta ka aktiivne liikumine, trenn või siis leida mingi selline trenn, mis sulle endale meeldib, et see ei tähenda, et sa pead jõusaali trenni tegema, et sa võid ka tegeleda ainult tantsimisega, sa võid käia ainult jooksmas. Kui sinu ideaalne kehavorm on see, et sa oled toonuses ja sinu lihast on ilusti välja joonistunud, siis kindlasti on väga suur roll toitumisel. Siinkohal ma tahan rõhutada, et väga palju rolli tegelikult mängivad ka sinu geenid ja hormoonid. Kui sa tunned, et sa oled teinud kõike selleks, et saavutada ideaalset vormi, sul on ülipuhas toitumine, sa teed kogu aeg trenni, aga mitte midagi ei muutu, siis äkki on aeg minna tervisekontrolli ja vaadata, et ega sul ei ole geneetilist soodumust rasvumisele või millelegi taolisele ja kas su hormoonidega on kõik korras. Pluss kui minu kohta isiklikult küsida, et kuidas mul nii ideaalne vorm on, siis ma pean täiesti ausalt tunnistama, et tegelikult minu hormoonid mängivad väga suurt rolli praegu minu kehalises välimuses, sest et mul on siis, nagu paljud teist teavad, hormonaalne ebatasakaalutus või mul ei ole hormoonid balansis ja mul on testosterooni rohkem, tänu millele mul on lihtsam tegelikult enda keha hoida toonuses ja lihaseid treenida. Et see võib tunduda nii tore ja nii amazing ja kogu aeg on mingi ideaalne vorm, aga tegelikult sellega kaasneb väga palju negatiivsust, väga palju halbu sümptomeid, millega ma ise võitlen. Nii et jah, üks asi on positiivne, jällegi igal asjal on ka tegelikult teine pool. Kuidas ma tean, et toit on tervislikult? Kuidas muuta oma toidulaud tervislikumaks? Kas sinu jaoks töötab näiteks kalorite lugemine? Minule endale see ei tööta, nii et selles mõttes ma ei saa palju selle kohta rääkida, aga põhimõtteliselt tuleb siis leida enda kehale vastav kaloraaž ja siis selle järgi toituda, eks ju. Või siis sulle sobib näiteks taldriku süsteem, mida mina ise rakendan, ehk siis, et pool taldrikust on juurviljad, veerand on proteiin, siis siuke
veerandilaadne on süsivesikud ja siis samuti õlid ja rasvad ka juurde. Et ma tean, paljud inimesed kardavad megalt rasvasid, aga on olemas halvad rasvad ja head rasvad. Näiteks avokaado on igapäevaselt minu toidulauas, oliiviõli on igapäevaselt mu toidulauas, kookosõli, igasugused pähklid, et need on kõik head rasvad, mida su kehal on ka tegelikult vaja. Nii et ma ise eelistangi just seda taldriku süsteemi, et ma tean täpselt, kui palju midagi sinna umbes minema peab. Kuidas muuta enda toidulauda tervislikumaks, ma arvan, on lihtsalt see, et sa sööd vähem valmis toitu. Jah, aeg-ajalt voltida ja poltida midagi on täiesti okei, aga vähenda seda valmis toidu kogust, mis näiteks tulebki pakendist või mis on siuke töödeldud toit ja pigem valmistada toit värskelt ise kodus. See võib-olla on mõne jaoks tüütu, eriti kui sulle ei meeldi kokkamine, aga ma arvan, et ajapikkus hakkab kõigile meeldima ja minu arust on päris huvitav vaadata, et mis su toidu sees on, sa tead täpselt, mis sa sinna sisse panid ja sellega sa saadki kontrollida, et kõik su taldrikul oleks balansis, oleks tervislik, oleks hea su kehale, et selles mõttes hea vähendada valmistoidu söömist, teha rohkem kodus ise, kindlasti suurendada juurikate söömist, sest ma tean, paljud ei söö väga palju juurikaid, aga leia need juurikad, mis sulle meeldivad ja siis söö neid ja that's about it. Joo muidugi vett, see on kõigile teada. Et see ei ole midagi keerulist, lihtsalt pigem see alustamine on keeruline alati. Kas plaanite tulevikus veel koduloomi võtta? Hetkeseisuga on vastus ei, vähemalt mitte korterisse. Ja muidugi oleks tore, kui Lunal oleks väike õde või vend, aga see kutsika periood on liiga värskelt meil selja taga, et ma tahaks uuesti seda läbi elada. Tõesti, see on raske ja kui sa ei ole 24/7 koeraga kodus kutsika perioodil, siis tegelikult võib nii palju asju valesti minu arust minna. Nii et praegu ma olen väga-väga tänulik ja mul on väga vedanud, et ma olen leidnud Lunale sõbranna, kelle nimi on Loola, väike taksi ja nad saavad koos mängida. Et õnneks tänu sellele ma ei tunne, et me peaks võtma lisakoera, sest et tõesti nad on nii tihti koos ja mängivad iga õhtu praktiliselt, et jah, see on piisav praegu. Olen kuulnud, et taksidel on seljaprobleeme. Kas Lunal on ka tekkinud midagi? Luna on kõigest 1 aastane, nii et selles mõttes on vara öelda, et kas tal on seljaga probleeme või tuleb sellega probleeme. Selles mõttes ma olen kuulnud, et taksidel on väga suur risk, et nad kuidagi saavad seljale viga hästi kergelt, aga ma ise kasvasin üles ka taksiga ja tal ei tekkinud kunagi ühtegi seljaprobleemi, ühtegi mingit vigastust. Me üritame ennetada küll, et tal ei tekiks neid seljaprobleeme. Meil on trepid ja patjade hunnikud, et tuleb tavaliselt siis ka voodi pealt ja diivani pealt alla täpselt sealt kohast, kus on tema trepp või patjade hunnik, et me ei lase tal kõrgelt alla hüpata, et see kindlasti ennetab ka seda, et ta seljaga midagi juhtuks. Kui ei tegeleks sotsiaalmeediaga, siis mis oleks see elukutse, valdkond, mis huvi pakuks? Ma tunnen, et ma olen nüüd natukene targem, kui ma olin mõned aastad tagasi ja ma olen ka avastanud endas mingeid oskusi, mida ma kunagi ei teadnud, et mul on. Et kui ma ei tegeleks sotsiaalmeediaga, siis mulle väga meeldiks tegeleda kas sisekujundusega või siis midagi arhitektuurse poole pealt. Või siis võib-olla isegi stilistikaga tegeleda. See oleks ka päris põnev. Ma ei tea küll, kui palju Eestis sellistel aladele tööd on, aga need on 2 asja, mis mulle väga huvi pakuvad ja ma tunnen, et ma natukene oskan midagi. Miks alustasid sotsiaalmeediaga? Mul ei olnud kunagi plaan sotsiaalmeedias mingeid asju korda saata. Kui ma YouTube'iga alustasin, siis ma tahtsingi lihtsalt jagada enda teadmisi, mida mina olen elus kogenud ja eelkõige aidatagi näiteks neid tüdrukuid, kes võib-olla on praegu samas olukorras, kus mina olin võib-olla 7 aastat tagasi. Kuna ma olen ise ka elanud läbi väga palju selliseid asju, mis tegelikult jätavad su ülejäänud elule jälje, need mõjutavad sind igas aspektis sinu elus, siis minu eesmärk YouTube'iga oligi aidata tüdrukuid, kes on võib-olla samas olukorras, mis mina kunagi olin ja võib-olla muuta nende teekond natukene lihtsamaks, kui minul oli. Et see oli minu kõige esmane idee, miks ma üldse hakkasin YouTube'i tegema. Aga praegu ma tõesti selle kõrvalt tahan ka lihtsalt pakkuda head keskkonda teile, positiivsust ja tuua siia maailma negatiivsuse kõrval ka midagi nagu toredat. Eelkõige ma tahan, et kui te siit kanalilt ära lähete ja oma päevaga edasi liiguta, et te lähete ikkagi enda päevale vastu positiivse energiaga. Et see on üks mu põhieesmärke. Hea suhtesaladus. Ma olen Tanniga olnud 9 aastat koos ja ma tõesti vaadates paljusid teisi suhteid, ma tunnen, et meie suhe on
väga hea ja selle alus ongi võib-olla see, et me räägime asju läbi, me kommunikeerime, me suhtleme ja võib-olla natukene tegelikult see ka, et me oleme mõlemad sellised, me ei ole väga emotsionaalsed inimesed, ehk siis meil ei tule emotsioonide pealt tülisid ja selliseid asju, et me oleme väga down to earth siuksed läbirääkijad. Kindlasti ka usaldus ja kõik need asjad, aga eelkõige suhtlus ja kindlasti mingi maani võiks ikkagi olla ka ühised maailmavaated, sest et kui teie maailmavaated lähevad lahku, siis kas sellel suhtel on üldse tulevikku? Selles mõttes, et võib-olla te tahate täiesti erinevaid asju, üks tahab pere, üks tahab karjääri, üks tahab reisida, teine tahab jääda koduseks ja nii edasi, et ma arvan, et maailmavaated ja tulevikuplaanid võiksid ühtida. Aga ma arvan, et see on kõik ja ma olen vastanud enamus küsimustele. Kui ma sinu küsimusele ei vastanud, siis ära muretse, sest et ma kindlasti teen selliseid videosid veel ja ma üritan võib-olla tihedamini neid teha, aga vaatame, kuidas see läheb, et kui ma praegu ei vastanud, siis tulevikus ma kindlasti vastan. Ja ma loodan, et sul oli põnev seda videot vaadata, et äkki sa said mingit uut informatsiooni ja isegi, kui sa ei saanud uut informatsiooni, siis ma loodan, et sul oli praegu mõnus paus päeva keskel, siuke positiivne paus ja nüüd sa saad jätkata enda toimetustega. Nii et kui sulle meeldis see video, siis mul on väga hea meel selle üle. Ja kui sa ei ole subscribe'inud, siis kindlasti tee seda ja mina näen teid juba järgmises videos. Ciao!